Meri on ilus. Ossa vana, vaata mis pusil tuli võrku praegu. See on ebaseaduslik. See on ebaseaduslik, alamõõduline. Mina ei. Siin on hea puhastada. Jõle suurt lestakut tulema. Ühesõnaga, mina tõmbasin terve rida selle rakenduse välja ja näe, mis sealt välja tuli. Kellegi õng. 2 tükki koos. Oota, tule siia pestik. Vaata, ilus suured tulevad. Ikkagi siin pool on leste rohkem praegu. Jaa, tule! Tere hommikust siis, et täna meil siis mõnel mehel on esimest korda Hiiumaale minek. Nii et lähme õpetame siis lestapüüki asju. Võrguloa tegemine on väga lihtne, et suht valmis ja no lähme vaatame. Et ilm on tuuline, aga küll me leiame ka head rannad, kus püüda. Et selline mõnus, et inimestega siin kellega Norrasse käidud, hea seltskonnaga sai kokku pandud ja nüüd lähme püüame ka lesta. Oleme siis kohale jõudnud Hiiumaale ja kuidas siis turistil on siis esimest korda ikkagi saare peal, et pole enne käinud ju? No väga hea, ilm ilus ja hakkame vaikselt toimetama. Mis sa siis ütled selle, kuidas siis on Hiiumaa loodus, et kui esimest korda siin oled? Et... Väga ilus. Nii et arutame võrgud lahti, kõigepealt paneme võrgud sisse ära ja siis hakkame püüdma. Nii et ja te kumbki pole lestal käinud, nagu ma aru sain? Jah. Nii et esimest korda lestale. Nii et õpetame poisid välja, tõmbame lesta, nagu öeldakse. Kuhu poole? Kodu poole või? Lesta? Ei, sinna me veel paar päeva ei lähe, nii et pühapäeval tõmbad lesta. Nii kaua oled Hiiumaal, naudid loodust. Nii kaua püüame kala. Jah, nii kaua püüame kala ja pühapäeval tõmbad lesta. Nii et lood on säänsed. Siis peab pühapäevani ootama, millal lesta saab. Just. Aga vaatame, toimetame. Pükstega on siis mõnus panna saare jonni ja võrgupunni selleks, et need on head madalad, et saab madalasse vette panna. Ei ole all posti, et kuni meetrisse vette mõeldud lipud saare võrgult. Nii et väga mõnusad sellised. Ja näe punnid, nagu kunagi need jonnipunnid, vaata niimoodi. Ühesõnaga vees käivad, et sellest on väga mugav siia külge panna. Nii et. Ainuke, mis on muidugi puudu on siin, ma vaatan, praegu oleks võinud võtta need haaklukud kaasa. Haaklukke ei ole, nii et eks seome siis siia külge. Võrgud sisse ja minekut. Nii et võrgud on valmis tehtud, ilusti lapatud. Meri on ilus. Väike laine. Siin ei olegi, vaata, tegelikult lainet ei ole sul. Aga ta keerab sisse siia. Nii et. Aga ärme seda sügavama ei lähegi. Nii, vaatame, et ta kõigest pidi hakkaks jooksma. Nii. Väga hea. Nii, nüüd ta hakkabki sealt vajuma, sa võid siia poole kohe tulla. Tule siia poole võibolla, sest muidu sa ajad ka veel ägu vaata ülesse. Ta jookseb sealt, sa võid siia tulla täitsa. Nii. Nii, vaata sinu juures on mingi ongelma. Kassjakker. Hakkas sügavaks minema. Eks ta kõigub. Aga siin ei ole, kus 9. laine sul on? Oota, see küll see tuleb. Äkki on 19. Aga ida vahepeal võib lüüa. Aga jaa, siin pool on rahulikum. Vaata, siin võtab praegu kinni, aga pärast hakkab keerama siia sisse seda tuult. Natukene keera, kui saad mere poole. Ega ta õhtul ronib madalasse niikuinii, nii et... Hoopla! Nii. Väga hea. Jookseb ikka enda pandud võrk on ikka parem selles suhtes, jookseb paremini välja. Praegast ei ole, kui vaadata selle pealt ühtegi laine tõusu ei ole. Ei ole, hea sile jah. Aga seal taga on küll ikka mõnus. On. Aga siin vaata ei ole teravat lainet. Jah, siis ta ei löö nii peale, sest ta teeb kaldatuult siin. Siin ongi see vahe praegu, et siin on kaldatuul, vaata.
selle asja juurde. Happy, happy, happy. Häbi, jah. Oppadi. Väike. Selle peab ära mõõtma pärast. Palju see lest on? Äkki oli, kui ma õigesti mäletan, 18. Pole ju püüdud jälle aasta aega, nii et peab üle kontrollima, mis ta on täpselt. Aga adru, nii nagu arvata oli. Siin tuleb säinas raudselt. Ei olnud, jah, siin pool ongi. Aga siin on säinas sees vist. Või mis siin on sees? Miks ta nii kaugele läks, siin huvitav kaardu? Ei, siin oli maltsa täis lihtsalt. Aga miks siin ära vedanud on naljakas? Jõle auku on vedanud. Võib-olla mingi hoovus. Võib-olla. Lestabüük käib ja egas midagi, lõpuks võrgud on sees ja jälle ta jättis kinni, mis asja ta teeb seal taga, ei saa aru. Rant jookseb seal. Tal on vist jah mingi rant ja ta viskab sinna randi taha täpselt oma kolmnurktinaga. Ma loodan, et need rakendused vastu peavad, ega mul on mitu aastat need sidumata ei ole viitsid, vaata. Selle kolmnurga ta peaks panema muu selle, kui ta nii ligidale viskab. Ja praegu siin ei ole õnneks lainet ka väga hullult, vaata. Nii, aga mis meil siis siin toimus vahepeal, et käisime võrku nõudmas ja mis seal ikka oli? Säina rolli, nii et õhtuks tuleb säina äkis. Väike lauaka, väiksed krevetid, mõnus selline. Nii jah. Mis sa nüüd teed? Tuled sööma? Nii. Millal sa oma esimese lestas välja võtad? Kohe. Kohe või? Jah. Juba pikema jutud. Tuttaval on jälle taustal üks küll. Aga noh, nagu me pärast kaardilt vaatasin, siis sealt on ka olidki kivid kõik, nii et valisime natukene vale püügikoha seekord. Ikka kannatab, lihtsalt ole ettevaatlik, kui vetikas otsas on, siis võib katki minna, kui sa otsa kerid. Ei, sellega saad ilusti 150 feeder, mina kunagi alustasin. Ei, 150 feeder. Ma panin selle kõige jämedam otsima. See on väga okei. Sealt metsa alt tuled, vaata. Ossa raigu kaupa. Vette ju. 1, 2, 3, hea vise! Kuule jumal, hea vise tuli ju. Väga hästi ju. Nüüd loog kinni ja kohe rits sinna hoidesse. Ja vaata, et pinges oleks ilusti. Viidele otsast ei pehmes, et enne vaatasid, et täiega võtab nagu. Ei olnudki sassis, vaid see oli hoopis kala sul otsas. Alamõõduline, aga vähemalt lest, nii et saame saata pildi. No lähme siis võrku nõudma. Enne pimedat. Teeme siis võrgu säinastest puhtaks, on ju. Me läheme lesta too säinas või üle vaja. Aga säinast on ju. See on ka üks paratamatu, nii et teeme säinast võrgu puhtaks, et õhtuks lestale ruumi. Ja noh, eelmine võrk oli tühi ja mis siin ikka on? Vana hea säina poiss. Tule ära siple nii palju. Säinas ja siis jälle säinas ja... See on täis siin. On, järjest. Oh. Tule siia poole. Kurra kliimakoll. Oh, jumal, ära sa räägi sellist õudset juttu. Kõik see värk on täis. Jaa, tulge pange lestahaks võrku muidugi. Väga hea on lestahaks võrku panna. Püüdke säinast lestapüügi käigus. Oi, see on nii tore püük. Oi, ära pritsi. Härra, millega te tegelete? Mudilaga. See on ju ütleme ebaseaduslik. See on ebaseaduslik, alamõõduline. Sellest sa õhtul teed prae ära, vaata kui hea on. No ma usun, et ta hea. Nii et selle sa fileerid õhtul ära. Mudila fileed ostsin turu pealt, ülihaaline. Näe, kala on otsas. Kerime siis kala välja. Ei ole säinas, see on lest.
väike, kus suured on? Jah, väike, aga lest vähemalt. Aga näha oli ilusti. Paneks siis eriti kaugelt seekord. Siin kaugel ja kala või? Siit tuleb hoopis mingiga üllatus kohe välja. Tõesti sai hoogu juurde. Noh, vaatame. Oi. Polegi nii kaugele visanud siit. Nii, väga hea. Proovis hästi kaugelt, äkki on kaugel kala. Sina said enne selle mudila, ei sinu oma oli rohkem või noh, okei, mustanahaline peab ütlema. Ühesõnaga, mina tõmbasin terve ridva selle rakenduse välja ja näe, mis sealt välja tuli. Kellegi õng. Nii et... See on nii hea õng. Aga ma arvan, et see rull enam ei liigu kuskile. Aga see on puhas Norra kaigas, mis asja. Reaalselt meil tuli praegu õng tuli veest välja. Kellelgi on tõmmanud vette, vaata. Nii suur kala oli otsas. Noh, normaalne, me saame vähemalt... Ei tasu nii kaugele loopida nagu näha. See on Norra saab loopida. Vaata, kuidas on siin taga. Täitsa haige. Lest on küll väike, aga lõpuks hakkas midagi liikuma. Aga vähe on ikka lesta, vähe on. Ja lapp ikka jõle peenike on see kraam. Jõle peenike, aga lest on siin kohas, kus on puhas. Näe, järgmine. Läks ära? Läks ära, jah. Nii, siit tuleb. Liesta poisikene. Jõle tipud on ikka küll. Tuleb. Liest õnneks. Jah. 2 tükki koos. Nüüd tegid nii... Oota, tule siia kastiga. Nüüd tegid endast väiksem. Üks näe, vaata kui head, ma kasti tõstsin, tuli kohe ära küljest. Tuleb veel või? Kuule, siin hakkas lesta lõpuks tulema. Nice. Tore. Vähemalt me õhtul nälga ei jää, võime seda öelda. Aga muidugi meil on vaja nii palju mehid ära toita, nii et siis on juba keerulisem see nälga jäämine. Aga õnneks mulle öeldi, et toodi koha ka võeti kaasa, 2 koha kala võeti kaasa. Nii et vähemalt on, midagi on vähemalt tuuakse, nii et üllatuskülaline. Nii, jumal, kui sügav siin on. Kuskil siin on sees, näe ongi, ilus lest. Väga ilus. Võrreldes, mis täna muidu on olnud. Ei ole ka. Kuule, su lambiga tundus see nii ilus suur. Suurendab. Aga ikkagi natukene parem seis kui enne. See juba hakkab moodustama. See juba on jah söögilest, ütleme nii. Järjest tuleb. Lõpuks ometi midagi. Säinas. See on ilus lest siin all vist, kui jälle ei moonutada ilgelt suureks. Ei, normaalne. Aga ikkagi jumal hakkab lammutama jälle. Kuule, aga me jõle vähe säinast on. Mis toimub, kuule igav on niimoodi, kui säinast ei saa püüdavad. Väga ilus säinas. Ei, kalja on. Kalja. Natukene juba hakkab lesta moodi. Vaata, kui ilusti oli, nii nurgat oli kinni. Äkki lõpuks hakkab sisse ujuma lihtsalt. Jaa, pimadas. Et võtab ikkagi aega, et liiga ruttu tulime kontrollima. Ma arvan küll, hommikus on võrredi kettis. Loodame, kui keegi tühjaks ei tee vahepeal. Sest on ju kombeks ju teha ju tühjaks inimestel. On ka või? Muidugi ikka käiakse. Nii, väga hea. Super, davai. Paneme pillid kotti ridaga. Töö käib. Kala ei saa seda puhastama. Iga üks annab oma panuse, on ju. Aga näe, kuule, päris palju saime isegi tegelikult. Ma mõtlesin, palju vähem on lesta. Päris hea kogus ju. Seda saab ikka süüa midagi vähemalt. Kui vennad võtsid kaasa tavalisi krevette, mis oli kooritud, siis teeme hoopis salatit õhtuks, nii et sügavkülmas on veel sama palju vist. 10 kilo justkui krevett. Aga see on hea õpetus.
tuleb meestele öelda, mis krevetti võtta, vaata, kes ei ole enne lestal käinud, nii et ma võtaks ka vist oma loogikaga sellist krevetti, onju. Tundub ju loogiline, hea väike, onju, et lest tahab ju krevetti, onju. Ise korjate ikka teed. Päris hea. Aga noh, siis sööme nagu kuningakassid. Tegelikult. Tead mida? No. Me kevadel püüdsime üldse hiidkrevetiga toorega. Aga ongi toorega, toores jääb otsa. Aga see ei jää otsa, selle tuleb minema. Jaa, aga me püüame keedu sellega ju. Jaa, aga seal on koor. Aga kui on see keedu oma, millel ei ole seda jama, siis see lendab kohe otsast ära. Vaata nagu kui ära näksib katte ja siis on. Degusteeri ütle, kuidas on. Kalla vesi ära. Marko on pealik ütleja. Mida? Kalla vesi ära. Me paneme kasti, aga ilma veeta selleks, et me homme müüme ära. On hea, jah? Kõik utiili või niimoodi võtsid koha või? Rõvedaks, siis on ka kõvega. Mis siis täna õhtul? Rukkijõus või? Või lisujõus? Ma teen omamoodi. Kumma muudu või? Nii palju soola paned või? See pipar ei lähe ju siin sisse või kuskile. Ole nüüd. Natuke seda. See on induksoon või ei ole? Ei ole tavaline, näe. Sa oled valmis tõstma, jah? 3 poole peale. Mis teile meeldi Jasperi elamine? Kuule, vaata, et paneks mulle siia teeme lindi ka. Hea mugav selles suhtes, et ei aja sassi vähemalt pooli. Et ühel pool on ühtepidi krõpsud, teisel pool on teistpidi. Et ma ei olegi sellist asja nagu näinudki olnud pükstel asjad. Päris mõnus. Et lähme võtame võrgu välja. Võtad ära võrgu. Ei, selle jätame sisse. Teeme lihtsalt puhtaks. Oo, keegi ujub siin põhjas juba, ma tunnen. Opa! Lõpuks ometi midagi ilusat ka, vaata. Võta. Lõppu jõumad välja kui trahti. Nii. Aava, tegelikult hakkagi sina tegema võrku puhtaks. Ja tee puhtaks ja vaata, tee lahti. Ma võtan välja kala. Nii on lihtsam. Läksid säina hunnikud. Ei, väga hea. Väga hea. Mulle meeldib. Keittis täis. Väga hea. Täielikult. Oppa, nii tule nüüd välja. Tuli. Nii. Aava saab ka arutada. Ilus. Ärge siit. Anna rusikaga. Oi, liestake. Oi, paksuks vaata söönd ennast. Tule nüüd, mine enne. Siin on hea, siin on puhast käsud. Ei lähe ära. Jõle suurt lest hakkab tulema. Täied kette. Kuni lõpuni on täis kõik Vaat, kette. see on nüüd see õige võrguga lestapüük, milline tegelikult peaks asi olema. Mitte see, mis meil eile õhtu oli, et see ei olnud mingi lestapüük võrguga. Nüüd saame ikka suitsuohtu ka lõpuks. Muidu on suure kambaga ja polegi midagi. Oi jumal, kus seal on suur säinas. Jaa. Väga. Ei, tubli töö on öö jooksul tehtud. See annab lootust, et siin on kala ka. Jaa. Väga on. Vot siin on rais suured säinad. Lest täis. Kus see nüüd toimus siin? Et nii oleks õhtul pidanud olema. Jaa. Mõnus kett. See lõpuks Kolmik. viiagi, vaata. See on nii üle. Kolmik, jah? Tuubel. Trippel. Ma pean vahepeal neid hoidma, need hakkavad siin hüppama välja. Noh. Ilus punn. Pärast tuleme Aavale. Oi! Catch and release. Selle püüame uuesti kinni. Ma jätsin poistele ka midagi püüdmiseks, vaata. Vaata, nii palju kui ma näen, silm selle, kõik täis. Nice ju. Ega seal on see, et seal me tõmbame võrgu, tegelikult tõmbamegi kasti kõik julmalt ära ja pärast võtame kala välja. Jah. Sest me võtame niikuinii viskame selle võrgu ära, me ei pane siia ruhust võrgu. Enam ei hakka. Toome, paneme siia värsked võrgud. Jah, okei, jah. Väga hea, võrgu kontroll. Sina võtta siis see ankru ja liikri. Tule järgi järjest. Nii juba. Hunnik, malts. Oi, siin täis. Ilusti täis kala. Või oled isegi maltsaga kogus. No, see on... Ilusti täis. Ilus. Kõik on täis. Ketti tuleb.
Nii et meil on saaki on ja siin on ka seda, mida saab karamelli teha. Aga see on täis. Jaa. Oh jumal, see on see eile õhtus. Näed, kõik täis. Oh jumal. Vaata, hea rida on siin all. Kõik ketti tuleb. Ikkagi öössel tuleb sisse. Jah. Nii et... Sainas. Oi, ilus poiss seal. Oi, ilus. Vaat see on võrgupüük normaalne. Oh jumal. Ma vedas sulle praegu sisse ei tulnud. See oli napikas. Malts on ka nagu seal oligi eile. Sama koha peal ei tegelikult maltsa hunnik juba õhtul. Aga üllatavalt hästi püüdis see võrk. Ma ütlesin, siin on kala. Oi, issand jumal. Mõnus. Oi, meil jätkub siis nüüd mõtleks tunnist. Vaata, kui ilus lest. Täitsa kena ju. Jah, täitsa. See on kala moodi. Vaata, kui ilus suured tulevad. Ikkagi siin pool on leste rohkem praegu. Ma arvan, et varsti enam oma säineid ei tahagi. Kes see? Miks? Ei. Ära nüüd sellise jutuga. Kui kurat lemmikkala, ma tein sellest niukast rooga kodus raisk. Lipp on ujunud lihtsalt, meil oli nii pikk see. Kuule, kast tupub ära vastu. Kuule, võiks öelda selle peale, et... Okei, siin on maltsa ka. Seda annab juba tõsta. Mõnus. Ja kinni, et see ära jupu meil on. Võrgule! On ikka mõned, aga vähem kui seal oli. Ossa vana, vaata mis mudil tuli võrku praegu. Suurem kui lest juba. Täitsa kena saak 2 võrgu peale, nii et suitsuaiehud lähevad huugama poistele. Tead ära, et oleks kala näha. Ja, aga mis seal on sees? Seal on sees. Näita. Säinas. Nii, 3. päev siis ja läheme võtame võrgud välja, et ei ole teada, mis meil seal toimub. Loodame, et kala on, et jagasin siin osa kala ära juba kamraadile, et selline, et õngedega eile õhtul tuli, mis oli, päeval oli kala oli sügavas, õhtul, siis kui pimedaks läks, siis tuli kala kalda äärde ja hakkas võtma lõpuks, et hakati saama niimoodi, et järjest oli tegevust, et siin vennad tulid alles kella 10 hakkas võtma, kella 10 hakkas võtma ja põhimõtteliselt nad püüdsid vist kella 1 ütlesid, et kogu aeg tuli ketti kala. Paned õhtul paralleelset võrgu ja hommikuks on vertikaalselt, et mis toimub? Väga kahtlane värk. Nii et kas huvitav maltsa niimoodi, säinas vedas ära ja? Oota! Lesta või? Oota, ma panen, oi jumalauta! Normaalne näiteks selle peale. Et praegu on ikkagi vesi vist nii soe, et kala on päeval on ta kaugel sügavas ja öösel ta tuleb kalda äärde. Sest kui nüüd on ka võrgud ilusti täis, eile muidugi ilgelt tuulast, lõi vahepeal tuule üles, nüüd on ikkagi meri väga nagu mõnus ja ilus. Nii et lähme vaatame. Et mulle meeldib see, et me saame lesta lõpuks. Et esimene päev, kui ma olin, siis ma mõtlesin, et nüüd ongi metsas, et me ei saa isegi võrguga lesta, et mis me siis teeme, on ju. Et võrguga tavaliselt ikka saab, on ju. Oota, mis siin nüüd toimub, oota. Mõisa asja. Miks see võrk läheb sinna ja... Sa toosid... katki on läinud. Kuule, kuitaks keegi sisse läinud. Või mis asja teeb? Külge. Küljes arvad? Ma arvan küll. Oota, laine! Miks sa kätte ei saa? Katki on läinud vist võrk. Ei, aga tead, mis on? Keegi on vist sisse visanud öösel. Mul on selline tunne ja katki tõmbab selle asja. Pool võrk on läinud. Pool võrk on ju katki. Nii, lähme vaatame järgmist võrku ja järjekordselt öösel tõmbas tuule üles ja viis siis võrgu paralleelselt vertikaalselt kaldaga, nii et näita sinna vaata. Jälle on lipud koos, nii et teil läks jälle petsa, aga vähemalt see on see, et kui sa paned kivid ankruks, et peab ikkagi panema normaalsed ankrid ilusti, et oleks lahti. Et see teine võrk, mis meil seal on, see on normaalne. Et seal ei ole probleem, et seal ma vaatan ilusti on paralleelselt kaldaga. Aga et mis siin siis toimub ja oi, see lipp on ära uppunud täitsa ja ta on tõmbab nii alla selle asja. Kivi, rääkis. Jah, sellise kiviga, kivi ei, ta on kivi ära lohistanud sealt
sest see ots on ju seal, kaugel oli. See oli Hiinaka lõpp oli seal pool. Ja see nüüd tuli siia ära. Vaata, see ongi selle all probleem. Vaata, kui sa püüad nende tava nendega, et ta jääb siia võrgu alla, jääb kinni. Et ta ei... oota, hoia enda. Näed, kala tuleb. Kala tuleb. Kala tuleb. Üks. On. Oi, mis asi see siin on? Müüse, näita siia alla nüüd, ära nüüd üles näita. Mis asi? Jumal auto. Mul upub oi jumal, mis see tuleb siit? Kuule, siit vähemalt tuleb midagi. Parem kui eelmine võrk oli. Ole ettevaatlik, et ära jupu. Turvalisus enne kõik alati. Ma olen ükskord pidanud ujuma ämbrile, selle kastile järgi. Alati panen enda külge kasti kinni, et oleks turvaline. Siis on see, et ei tahta. Oi. Oba! Vaatad ära jupu, vesi on vahepeal tõusnud. Jaa. Aabu tõusnud. Võis polegi minna. Aga suht puhas on võrreldes sellega. Siin ei ole väga hullud kritikat mingi sees. Jaa. Ei, tegelikult seal oli madalam, siin läks ilgelt järgi sügav. See on hea koht, kus kaldas püüda, ei pea kaugele loopsima, kui jumal sügav on. Aga vesi on tõusul vahepeal. Kõvasti on tõusul. No lest on võrdlemisi suur. Ei, normaalne lest on suurus, et ei ole kribu nagu enne oli postmargid. Paneme siis punkti sellekordsele reisile, et kala tuli, õngega oli nagu ta oli, saadi kala. Ilm ei olnud armuline, aga samas ei olnud ka hull ja nüüd ma saan aru kaluri elust. Et me küll kalurid ei ole, aga see, et kui sa pead 3 võrguga mässama, siis me reaalselt eile tegime seda 8 tundi kokku. Et ühest korral saare otsast teise tõsta. 8 tundi läks aega, et võrku tõsta ja teha. Et see ei ole nii lihtne, et sa lähed ja teed ja sa saad võrguga, too nii tore püük. Tegelikult see vajab tegemist asju. See kalaga mässamine tegemine. Üks asi on see, et sa saad selle kala kätte, aga nüüd me peame selle kalaga väärindama, ütleme niimoodi, et ongi kas praeme või teeme suitsuahjus, et see kõik võtab aega ja muidugi teeb säina äkilist, vot see ta on nagu, säinast on palju ikkagi, seda ma võin küll öelda, et säinast on nagu siin palju. Et tuleb ikkagi normaalsed ankrud kustutada, mitte mingit kive ainult. Normaalne ankur on ikka selline. Sa oled rakenduse lahti või? Jaa. Saab püüda täitsa nii, et. Aga tõmbame selle asja kokku ja kohtumine juba järgmine kord, nii et ärge unustage ka meie kanalit tellida, nii et saate meie järgmiste kalastusseiklustega rinda pista.